25-aastane noor korvpallitalent Ger Kriisa käis Eesti koondise eest viimati platsil 2022. aastal. Peale seda on noormees mänginud Leedus ja Ameerikas mitme ülikooli meeskonna eest. Tegemist on vaieldamatult andeka mängijaga, kes on ka pidevalt olnud Eesti koondise peatreeneri Heiko Rannula huviorbiidis. Selle nädala alguses andis selleaastane meisterklubi Tartu Ülikool Maxe Moritz teada, et Kriisa liitub alates uuest hooajast nendega. Nüüdne uudis mehe vahistamisest tuli halva üllatusena. Uudis öösel tuli ja oleme suhelnud nii-öelda agendiga ja ega sealt nagu väga palju sellist lisainfot hetkel ei ole, et kõik see, mis meedias välja on toodud, et ega meil väga palju muid mingit siseinfot ei ole, et mis ja kuidas, aga üllatusena loomulikult oli. Esialgsete teadete kohaselt pannakse Kriisale süüks päris mitmeid kuriteoepisoode, nagu kuritegelikus kokkuleppes kelmuse toimepanemiseks, elektroonilises kelmuses, spordi altkäemaksus ning kuriteole kaasa aitamises ja kihutamises. Seda siis aastatel 2023 kuni 2024, kui ta mängis West Virginia ülikooli meeskonna eest. Vandeadvokaat Paul Keres on tänu oma tööle kokku puutunud ka Ameerika seadusloomega ja vähemalt need vähesed faktid annavad tunnistust rasketest kuritegudest. Meie kehtiv õigus näiteks ei tunnegi üleüldse sellist koosseisu nagu kuritegelik kokkuleppe kelmuse toimepanemiseks, et lihtsalt kui nagu kavandada ja kokku leppida mingisuguse kuriteo toimepanemist, siis see Eestis iseenesest kuritegu ei ole, USAs on. Ja USAs ongi väga palju karmim karistusõigus selle poolest, et kõik need erinevad teod, mis oleks näiteks Eestis võimalik tõenäoliselt ka hõlmata ühe koosseisuga, võetakse seal ette kui iga tegu erinevalt. Näiteks on selliste kuritegude eest ette nähtud maksimaalselt 20 aastat vangistust, mis teeks liigkaristuseks 60 aastat ehk tegelikult eluaegse vangistuse. Samuti peab vandeadvokaat keeruliseks USA vanglasüsteemi, kus inimõigustel eriti kohta pole, mida aga võib tähendada juba uuele nädalal määratud istung. Ma arvan, et see kohtuistung on ikkagi, see on tõenäoliselt kohtu alla andmiseks ja siis kautsjoni arutamiseks. Sest Ameerikas jällegi, mis on erinev meie süsteemist, on suhteliselt standardne, et süüdistuse esitamisel antakse kohe välja ka vahistamismäärus, ehk isik tuleb siis kinni pidada ja vahi alla võtta. Kohtul on seda võimalik asendada siis kas kautsjoniga või lihtsalt omal vastutusel vabadusse pääsemisega, aga see esimene samm on kinnipidamine ja vahi alla võtmine. Kuigi Kriisa pole juba aastaid Eesti eest mänginud, siis Janar Taltsi teadmiste kohaselt oli ta sportlikus mõistes suhteliselt heas konditsioonis. Ikka ju hoitakse silma peale, et ta siin on Ameerikas seal ülikoolides, kolledžites on ringi tiirelnud viimased aastad ja eks tal vigastustega on probleeme olnud, aga korvpalluri nii-öelda talendi poolest ja mängija oskuste poolest oleks ta meile kindlasti olnud väga nagu vajalik mängija. Mis saab Kriisaga sõlmitud lepingust, seda ei oska Talts veel öelda. Oodatakse ära, mis sõnumeid Lääne-Virginia osariigist tuleb, kus ta viibib. Ilmselt tuleb siiski leping ühepoolselt lõpetada ja alustada uue mängija otsingutega.